Reed, 4. aprill 2026. Ameerika pommid olid süstemaatiliselt hävitanud Iraani õhutõrje. Õhuruum pidi olema puhas F-15E Strike Eagle'i meeskonna jaoks, kes lendas üle Lõuna-Iraani. Tõenäosus, et neid rünnatakse, oli statistiliselt 0. Siis juhtus võimatu. Mitmemiljoniline tippkiskja paisati jõhkralt taevast alla. See oli esimene kord pärast 2003 aasta Iraagi invasiooni, kui USA lennuk tulistati vaenlase tulega alla. Enne kui Pentagon jõudis aru saada, mis juhtus, kukkus alla teinegi ründelennuk, A-10 Warthog Pärsia lahe kohal. Teheraan oli salaja käivitanud fantoomõhutõrjesüsteemi. Režiim tähistas seda tabamust. Nad ootasid, et tõmbavad põlevast rusust välja hirmunud alistatud ohvri. Nad eksisid rängalt. Hätta jäänud ohvitser oli kohe sooritamas üht kõige hämmastavamat põgenemist USA sõjaväe ajaloos. Alates sõja algusest 28. veebruaril olid USA ja Iisrael korraldanud päevast päeva massiivseid õhurünnakuid. Koos olid nad hävitanud lugematul hulgal sõjalisi objekte, õhutõrjesüsteeme, radareid, raketistартimisplatvorme ja muid kõrge väärtusega sihtmärke. See halvab Iraani võime end kaitsta ja sillutab teed hävitajatele ning teistele lennukitele, et nad saaksid riigi õhuruumis vabalt lennata. Ilma vastupanuta, kuid äkitselt oli mitte üks, vaid 2 erinevat lennukit alla tulistatud. Teheraani ametnikud kiitlesid uue, täiustatud õhutõrjesüsteemiga, mis väidetavalt jäi aktiivseks ja tõhusaks hoolimata USA vastupidistest väidetest. Kui F-15 rusude pildid hakkasid sotsiaalmeedias levima, asusid USA komanderid ja luureagendid kiiresti tegutsema. Neil polnud aega kaotada. Oli ülimalt oluline, et nende lennukite pardal olnud inimesed leitaks ja päästetaks nii kiiresti kui võimalik. A-10 piloot oli oma rikkeid täis lennuki juhtinud Q-8 territooriumile ja päästeti samal päeval, kuid F-15 meeskonda ootas ees õudusunenägu. Relvasüsteemid ohvitser jäi üksi Lõuna-Iraani kõrgetesse mägedesse lõksu. Ta veeritses ja kogu Iraani sõjavägi jahtis teda. Varsti pärast uudist alla tulistatud F-15 kohta kutsusid Iraani ametnikud avalikust üles aitama kadunud USA sõjaväelaste otsimisel. Riigitelevisiooni saatejuhid pakkusid preemiaid, öeldes avalikkusele: kui te tabate vaenlase piloodi või piloodid elusalt ja annate nad politseile üle, saate väärtusliku auhinna. Mõned kanalid läksid veelgi kaugemale, kuvades sõnumi, milles juhendati iraanlasi. Kui näete neid, tulistage neid. Kui Iraani režiim tabaks USA sõjaväeohvitseri, saaks temast ülim geopoliitiline mõjutusvahend, tohutu läbirääkimisvahend, millega sundida USA'd taganema. Ühe mehe elu kandis äkitselt kogu konflikti raskust. Kuid USA sõjaväelastel, eriti hävituslennukite pilootidel ja ohvitseridel, on maailma parim väljaõpe. Nad on valmistunud igaks olukorraks ning teavad, kuidas jääda rahulikuks tugeva surve all, tehes õigeid otsuseid, et end elus hoida kuni abi saabumiseni. Kui paljud teised inimesed oleksid paanikasse sattunud, siis F-15 piloot ja relvasüsteemi ohvitser teadsid täpselt, mida teha. Nagu Jennifer Kavanaugh, kaitseprioriteetide mõttekoja sõjalise analüüsi direktor ütles BBC-le, on nende peamine prioriteet ellu jääda ja vältida vangi langemist. Nad on välja õpetatud eemalduma katapulteerimiskohast nii kiiresti kui võimalik ja varjama end, et olla turvaliselt peidus. Need sõjaväelased on samuti välja õpetatud edasi jõudnud ellujäämistehnikates, mis võimaldavad neil pikka aega ilma toidu või veeta ellu jääda, varustust hankida ja kasutada kohalikke maastikuomadusi enda kasuks. Lõksus karmil maastikul, 100 miilide kaugusel turvalisusest, kohaliku elanikkonna ja Iraani sõjaväe poolt tagaaetud, pidid need 2 meest toetuma oma väljaõppele ja kogemustele, et vältida avastamist. USA õhujõudude UH-60 Black Hawk helikopterid saadeti läbi kammima piirkonda, kust hävitaja vrakk leiti. Samal ajal näitas Iraani televisioon stseene, kus nomaadidest kohalikud mõned relvastatud vintpüsside ja muude käsirelvadega liikusid mägede vahel ja otsisid piirkonnast märke elust. Kui Iraani režiim suudaks kinni võtta kas või ühe USA sõjaväelase, avaldaksid nad USA valitsusele tohutut survet. See oleks probleem, mida ei suudaks lahendada ükski pomm, rakett ega sõjaline ülekaal. See oli olukord, mida Ameerika väed püüdsid iga hinna eest vältida ning nad astusid selles suunas suure sammu. Kui kopterimeeskonnad leidsid kadunud F-15 piloodi 7 tundi pärast seda, kui hävitaja oli alla tulistatud. Aga tema päästmine nõudis ränka ohvrit. Kui Black Hawk maandumiseks hoogu maha võttis, korraldasid Iraani maaväed tsoonis varitsuse. Käsirelvade tuli rebis läbi kere. USA meeskonnaliikmed said pihta. Päästemeeskond keeldus taandumast. Nad hoidsid positsiooni ja vedasid piloodi pardale, surudes end jõuliselt tuleavast välja.
helikopteril õnnestus piirkonnast põgeneda ilma täiendavate kahjustusteta ning ta maandus turvaliselt baasis, kus vigastatud päästjad said abi. Piloot oli turvaliselt päästetud, kuid ainult pool tööst oli tehtud. VSO oli endiselt seal kusagil väljas, peidus Iraani kõrgete mägede pragudes, lõhedes ja karmidel kaljudel. Äkitselt pärast piloodi turvalise naasmise tähistamist jäid USA ametnikud murettekitavalt vaikseks. Tunnid möödusid ilma täiendavate teadeteta. Maailm jälgis ja ootas, teadmata, kas teine mees oli üldse veel elus või oli ta pärast allakukkumist tapetud või võib-olla Iraani vägede poolt kinni võetud. Siis hakkas sotsiaalmeediasse ilmuma rohkem videoid, mis näitasid helikoptereid ja muid USA lennukeid, sealhulgas C-130 transpordilennukit. Sellist tüüpi lennukeid kasutatakse sageli meditsiiniliste evakuatsioonide jaoks. Need lendasid üle Edela-Iraani piirkondade. Päästeoperatsioon oli endiselt käimas ning USA oli väidetavalt peatanud mitmed teised sõjalised operatsioonid Iraanis. Selleks, et pühenduda suurem osa oma ajast, tähelepanust ja ressurssidest kadunud ohvitseri leidmisele ja päästmisele, kaasati operatsiooni 10 erioperatsioonide üksusi, kuid õnn polnud siiski nende poolel. Ja see polnud sugugi tavaline olukord. Lahingotsingu ja pääste ehk Caesar missioonid on palju keerulisemad kui tavapärased otsingu ja päästeoperatsioonid. Päästjad ei saa lihtsalt maastiku kohal lennata, rahulikult ümbrust läbi otsida, vigastatud või kadunud isikud üles leida ja neid hoolikalt pardale võtta. See muudaks nad otsekohe sihtmärgiks täpselt samadele kummitusrakettidele, mis hävitasid F-15. Selliseid missioone viivad tavaliselt läbi helikopterid, mis lendavad madalal maapinna kohal, et vähendada võimalust olla vaenlase rakettide poolt märgatud ja tabatud. Samal ajal annab see pardal olevatele vaatlejatele parima võimaluse leida otsitavad kadunud isikud ning kui ellujäänu leitakse, pole aega raisata. Varapäästjad peavad olema valmis vajadusel oma õhusõidukist välja hüppama, võtma ühendust kadunud isikuga, andma esmavajalikku meditsiinilist abi ning seejärel jõudma turvalisse kohta evakueerimiseks. Seda kõike tehes peavad nad samal ajal vältima võimalikke vaenlase jõude enda ümber maapinnal. Need missioonid on keerulised, riskantsed ja äärmiselt ajakriitilised. Alati on võimalus, et midagi läheb valesti. Endine parapäästja eskadroni ülem kirjeldas Caesar operatsioone kui õõvastavaid ja äärmiselt ohtlikke. Kuid USA-l on ühed parimad päästemeeskonnad maailmas ja nad on seda korduvalt tõestanud. Näiteks 2005 aastal, kui parapäästemeeskonnad päästsid USA mereväe eriüksus Lase, kes oli haavata saanud ja otsis varju väikeses Afganistani külas pärast seda, kui tema ja tema meeskond sattusid vaenlase varitsusse. Nii et parapäästed on varemgi imesid korda saatnud ja 5. aprillil pidid nad seda taas tegema, isegi Caesar standardite järgi. See oli äärmiselt keeruline missioon, millesse olid kaasatud mitte ainult transpordilennukid ja helikopterid, vaid ka küber-, kosmose- ja luurevahendid. Koos sadade erioperatsioonide töötajatega, kes kõik töötasid väsimatult selle nimel, et leida üles üks ainus kadunud ohvitser, kellest teatati, et ta sai esialgses õnnetuses tõsiseid vigastusi, ronis veritsev ohvitser üle 7000 jala kõrguse harja. Ta kadus kaljude vahele, seejärel võttis ta kohutava riski. Ta aktiveeris oma hädamajaka. Signaal saadeti otse CIA-sse, kuid ta ei saanud lihtsalt majakat kogu aeg sees hoida. See oleks kindel surmaotsus. Õhujõudude hävituslendurid on välja õpetatud mitte pidevalt oma asukohta vaenlase tagalas edastama. Signaal, mis annaks tema kodumaale teadvust teda leida, toimiks ka elektroonilise signaalraketina, võimaldades igal Iraani luureüksusel selles piirkonnas samuti tema asukohta näha. Nii et relvasüsteemi ohvitser pidi signaali vilgutama. Just nii kauaks, et ameeriklased saaksid tema asukoha kindlaks teha ja siis selle kohe välja lülitama, et jääda nähtamatuks. Ja sellest majaka aktiveerimisest piisas, et CIA-l tekiks aimdus, kus relvasüsteemi ohvitser peidus oli. Päästmise võimalus muutus selles etapis palju reaalsemaks. Kuid aeg hakkas otsa saama ja võis olla vaid minutite küsimus, kuni ohvitser oleks piirkonda patrullivate relvastatud iraanlaste poolt avastatud. Ameerika Ühendriikide vägedele ajavõitmiseks tuli CIA-l välja plaan. See algatas Iraanis desinformatsioonikampaania, levitades valejuttu. Seda lendur oli leitud ja teda evakueeriti juba riigist välja maapealse konvoiga. Luureagentuur lootis, et sellest võib piisata iraanlaste tähelepanu kõrvale juhtimiseks mägialadelt, mida nad otsisid, ning selle asemel keskenduksid nad piirkonna lähedal asuvatele teedele ja marsruutidele. CIA eksitustegevus tõi vajaliku ajavõitu. Üks kõrge valitsusametnik ütles ajalehele New York Times, et segadus hakkas Iraani ridades levima, kuid natukesest ajavõidust ei piisanud. Iraani tapperühmad kammisid süstemaatiliselt mäekurusid, jõudes ohtlikult lähedale tema asukohale. Nad olid tema positsioonist vaid 2 miili kaugusel. 2 miili võib tunduda pikk vahemaa, kuid Iraani mägede surmavaikuses on 2 miili piisavalt lähedal, et kuulda diiselveoki mootorid kruusateel ja koerte haukumist.
Ohvitser oli tule all, teda ümbritsesid tuhanded vastased ja Iraani režiim lähenes, kuid ka USA väed olid lähenemas. Kasutades oma maailmatasemel jälgimistehnoloogiaid, andis CIA jätkuvalt reaalajas infot piirkonnas tegutsevatele vägedele, kuhu kuulusid Navy Seali 6. üksuse liikmed, samuti Delta Force'i komandod ja armee rangerid. 2 C-130 transpordilennukit olid maapinnal valmis, et viia vigastatud ohvitser ja tema päästjad viivitamatult piirkonnast minema. Samal ajal kui palju suurem kopterite, luurelennukite, hävitajate ja tankurlennukite kontingent oli valmis vajadusel toetust pakkuma. Pärast tundide pikkust pingutust olid nad ohvitseri täpse asukoha kindlaks teinud ja tema isiku tuvastanud. Oli aeg tegutsema hakata. Varjamise ja salatsemise aeg oli läbi. Nüüd võttis plaan vägivaldse pöörde. USA ja Iisraeli sõjalennukid lähestasid taeva. Nad heitsid mäekurudele suure hulga lõhkeaineid. Nad tõkestasid edasitungivad Iraani väed tulevalliga. Operaatoreid lasti helikopteritest ohvitseri asukohta. Komandod tungisid läbi pimestava tolmuse kaose ja seal, veritsemas kivide vahel, leidsid nad ta. Lendur oli vigastatud, kuid elus, tugeva tõrjetule all, samal ajal kui komandod tulistasid ümbritsevatesse piirkondadesse, et peletada eemale kõik vaenlased, kes olid õhurünnakud üle elanud. Lendur laaditi helikopterile ja viidi lähedal asuvale lennuväljale, kus suured C-130 transpordilennukid seisid pimeduses tühikäigul. Ning seal viidi lendurid lennukile. Plaani kohaselt tuli evakueeruda kohe. Kuid raportite kohaselt jäid C-130 niinaalune telik lennuvälja liivasesse pinnasesse kinni, mis tegi igasuguse õhku tõusmise katse võimatuks. 34 000 kilone lennuk oli end liiva sisse kinnistanud. Nad olid tohutu sihtmärk, pargitud vaenulikule territooriumile ja nad olid lõksus. Varsti tõuseb päike. Iraani droonid võivad iga hetk kohale jõuda. Meeskond kaevas meeleheitlikult kogu öö, püüdes rattaid lahti saada, kuid see oli täiesti kasutu. Iga mööduva tunniga kasvas oht, et Iraani väed võivad läheneda. Piirkonda saadeti veel 3 transpordilennukit, et lõpuks evakueerida relvasüsteemide operaator ja muu personal. 2 hätta jäänud C-130 lennukit koos mitme MH-6 Little Bird helikopteriga lasti seejärel Ameerika sõjalennukite poolt õhku, et need ei satuks vaenlase kätte. Varsti pärast seda jagas USA president Donald Trump häid uudiseid, kirjutades internetis, et teavitada Ameerika avalikkust ja kogu maailma, et haavatud relvasüsteemide operaator on elus ja terve. Trump märkis veel, et Iraani väed lähemesid ohvitserile iga tunniga üha enam, kuid USA väed tõid ta edukalt ära, ilma et oleksid ise kaotusi või vigastusi saanud. See oli olnud keeruline missioon, millel oli uskumatult palju riske ja mis ei olnud päris plaanipäraselt kulgenud. Kuid mis oli lõpuks andnud ainsa tulemuse, mis loeb. Relvasüsteemide operaator oli turvaliselt päästetud. Enam ei olnud ohtu, et Ameerika ohvitser satub vaenlase kätte ja teda kasutatakse läbirääkimisvahendina. USA oli taaskord võidule pääsenud ja Iraani potentsiaalne mängumuutev eelis oli neil käest ribisenud. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmisel lahinguväljal.